Nii, ongi jõudnud kätte aeg regionaal- ja põllumajandusministri Piret Hartmani infotunniks. Vestlust juhib ja küsimusi küsib Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Ants Noot. Küsimusi on siin viimaste nädalate jooksul esitanud siis Kaubanduskoja liikmed, erinevad inimesed sektoriga seonduvalt ja kohe saame neile kindlasti väga sisukad vastused. Aga hea meel siin olla sinuga, Piret, ja me leppisime kokku, et me teeme selle vestluse sina vormis, kuna selle me leppisime kokku meie esimesel kohtumisel, kui me sinu juures käisime ja peame nendest kokkulepetest siis kinni. Ja siin traditsioonidest on täna juba päris palju juttu olnud ja see ministri infotund on ju ka traditsiooniline, et läbi aastate alati on siin EPA-l toimunud ja me need küsimused, mida ma sulle siin esitama hakkan, mida on 243 tükki. Väga hea. Ma arvasin, et isegi rohkem. Täna saab kiirelt. No ma tegin natukene nalja, et tegelikult nii palju ei ole, et me natukene siis proovisime neid ka ühtlustada, aga need me oleme siis oma liikmetelt kokku korjanud, mõne ma panin ise ka ja siis me loodame, et me saamegi selle vestluse nende küsimuste pinnalt täna ära teha. Aga loomulikult sa võid rääkida seda ka, mida sa tahad, sest see on üks poliitiku suur tugevus, et ta alati suudab rääkida seda, mida ta tahab, vaatamata sellele, mida küsitakse. Ma olen veel nii algab, veel seda viga ei ole küljes. No vot, aga ma alustan võib-olla natukene üldisemalt, et me oleme nüüd siin messil olnud paar tundi koos sinuga käinud, ka siin eksponentide juures rääkinud põllumajandusettevõtjatega, et kuidas see sinu esimene mulje ja tunnetus on, et üldse selle ürituse osas, et milliseid emotsioone sinust tekitab ja mis on olnud see info või see sisend või see tagasiside, mida sa oled saanud inimestega rääkides? No ma arvan, et nii see tänane sündmus, aga need 5-6 kuud, mis ma olen olnud selles sektoris tänaseks, ma arvan, et see on ikkagi näidanud, et see sektor on hästi tugev. Hästi haustan tegelikult neid inimesi, kes siin tegutsemas ja toimetamas on. Et üha rohkem mõistan ka seda, et kui ebastabiilses olukorras tegelikult täna põllumehed peavad hakkama saama, kui palju on neid erinevaid väljakutseid, mis kogu aeg juurde tuleb ja mida küsitakse ja palutakse ja vahel ka nõutakse ja neid reegleid ja raamistikke. Aga mul on tunne, et tõesti põllumehed on sellised, kes on nagu kõige vastupidavamad, ja see nagu, ma arvan, selline positiivsus ikkagi täna, mis mulle siit vastu vaatas, et loomulikult on keerulised ajad ja eelmine aasta oli keeruline ja sellel aastal olid ka ilmastikumõjud väga palju mõjutamas ja ka täna siin tehnikaga tegelevad inimesed ütlesid kohe, nad tunnevad neid mõjusid igal hetkel, eks ju, aga ma arvan, et see üldine on ikkagi selline entusiasm ja eesmärkide nägemine ja laiemalt mõtlemine ja omaga tegevuste võib-olla mitmekesistamine. Ja ma arvan, et mis nagu mulle eriti meeldis oli just need ettevõtted, kes täna tegelevad põllumajandusinnovatsiooniga. Et minu jaoks on hästi oluline, et nagu hoida seda põllumajandusvaldkonna sellist jätkusuutlikud konkurentsivõimet. Et kui me räägime ka sellest, et põllumajandus täna on 10% ekspordist, siis vahel on ikkagi räägid suurte riikidega, et kuskil tuleb see mahupiirang ette. Aga kui me räägime innovatsioonist, siis seda oleks võimalik nagu lõputult tegelikult müüa ja meil tohutut suur potentsiaal on sellepärast, et see e-riigi maine on nagu niivõrd tugev ja sellel teemal me ka siin lõunalauanas rääkisime, nii et ma arvan, et üldiselt ülihea meel on täna siin olla. Seda on väga hea kuulda, et sulle siin meeldib, et siis me loodame, et sa ka järgmine aasta siia tuled ja meiega oled. Ma natukene siis soovin, et sa võib-olla veel natukene tagasi vaatad, et oled olnud nüüd pool aastat umbes vaikselt hakkab regionaal- ja nüüd ka põllumajandusminister. Et see tuli vist selle valitsusega tuli siis ministri nimetussega see põllumajandus, et ministeeriumil oli see küll ka ennem. Aga tore, et ka minister on nüüd siis ka põllumajandusminister ka. Et kuidas sulle siis tundub, kuidas läinud on? Et mis on sulle meeldinud, mis võib-olla on muret valmistanud, et kuidas läinud on? Ma arvan, et tegelikult
alati võiks öelda seda, et on muresid ja tööd on palju, aga ma arvan, et me oleme teinud selliseid päris olulisi samme koos valdkonnaga, et mis ma ütlen, et mis mulle nagu jätkuvalt meeldib, on need inimesed, kellega ma koos toimetamas olen, nii need, kes tegelikult põllu peal on, aga ka need inimesed, kellega ma igapäevaselt koos ministeeriumis töötan ja ka meie haldusalas. Aga ütleme nii, et ma inimesena ikkagi alati mõtlen seda, et mida saaks teha paremini. Ja ma arvan, et neid kohti on meil ka hulgaliselt. Ja ma arvan, et ka siin põllumeestega suheldes ühes teises boksis, et kogu see bürokraatia pool on ikkagi see, millega meil tuleb midagi ette võtta. Et meil olime mõned päevad tagasi või tegelikult nädal aega tagasi Berliinis ja rääkisime sellest, et kuidas tuua sektorisse nii-öelda noori. Ja siis ütles mu kolleeg Leedust väga hästi, et noored tahavad tegeleda põllumajanduse, mitte bürokraatiaga. Ja ma arvan, et see nagu ilmestab natukene seda olukorda, mis meil on tekkinud, et kuidas me siit üle saame. Et üks on see, mis nagu Euroopa tasandilt siia allapoole tuleb, aga mida me saaksime ka siin omalt poolt ära teha, eks ju. Ja teine pool on see, et eks meie väljakutseks on väga selgelt ja võimaluseks see, et Põllumajandus- Regionaalministeeriumis on täna väga palju erinevaid valdkondi koos, mis ühest küljest on hea, sellepärast, et kandepind on väga suur ja ei ole neid asju, milles me ei saaks kaasa rääkida. Aga teisest küljest neid ka fookusi on päris palju. Nii et väljakutseid jagub, aga ma arvan, et me oleme proovinud ka oma organisatsiooniga ja selle kultuuriga jõuda sinna, et me oleme tempukad, tegusad ja ma arvan, et kus me saame veel paremad olla, et me saame olla teile lähemal. Et mulle tundub, et selleks, et neid väljakutseid ka paremini lahendada, on hästi oluline see, et me oleksime hästi kursis, mis päriselt toimumas on. Ja kui meil tekib neid muresid, et me siis ei ütle, et bürokraatiaga me kuidagi ei ole hakkama saanud. Selles määruses on see lõik, muudame seda. Seal asutuses on need asjad, muudame neid asju paremaks, et minna hästi konkreetselt ja tõesti teha neid muudatusi siis. Läksin jälle pikemalt. Ei, see on väga hea, et sa selle bürokraatia teema tõstsid, sest see oli mul üks selline teemade pundar kohe, mis väga selgelt eristus ka meie liikmetelt ja mida ma ka eelnevalt ju suheldes põllumeestega tean, et see on kõige suurem murekoht tegelikult täna Eesti ettevõtjatele. Et põllumehed ütlevad, et nad saavad hakkama konkurentsiga, üldise majanduskonjunktuuriga, isegi loodusega nad suudavad hakkama saada, et tulevad kehvemad aastad, nendele tulevad jälle paremad aastad vastu. Aga et see bürokraatia on ikkagi see, mis nagu aasta-aastalt järjest suureneb ja selle ettevõtmise ja ettevõtluse nii keeruliseks muudab, et ühel hetkel sa lihtsalt ei taha sellega enam tegeleda, sa ei saa lihtsalt teha ja liiga palju energiat sellele kulub. Et sa oled nüüd ka ju Brüsselis käinud oma jagu juba ministrite nõukogus ka ja sa küll viitasid, et palju asju tuleb Brüsselist, aga kui palju sa ikkagi reaalselt näed seda võimalust, et seda pidurit on võimalik tõmmata. Et lihtsalt ma toon näiteid, et täna on ka ju menetluses on mitmed algatused Euroopa Liidu poolt. Mõned on siin vastu võetud juba praegu toppavad, et on need siis need raadamismäärused, on need looduse taastamise määrused, on need metsaseire määrused, igalt poolt tegelikult tuleb ja sellega kaasneb, kuna sealt tulevad nõuded, et siis sellega kaasneb ka ikkagi teataval määral see bürokraatia kasv. Sul on vaja neid nõudeid siis kontrollida ja seirata ja selle jaoks on inimesi vaja, kes sellega tegelevad. Et kui reaalselt sa ikkagi tunnetad, rääkides ka oma kolleegidega, et kuidagi see tahe on nagu olemas siis, sest kõik ütlevad, et seda peaks vähendama. See on ka selles uue strateegilise dialoogi dokumendis on kirjas. Kõik uued parlamendid, komisjon, kõik ütlevad, et seda on vaja vähendada. Ja tegelik elu läheb täpselt vastupidi. Ja mida sa ise saad teha, mida sa tahad teha? See on minu jaoks ka selline huvitav osa sellest, et nüüd ma olen käinud päris mitmel kohtumisel. Meil on ka olnud Balti riikidega omavahel neid kohtumisi ja ka Põhjamaadega on olnud eraldi kohtumisi. Ja tõesti, absoluutselt igal kohtumisel on see teema ja kõik ministrid deklareerivad seda, et lõpetame ja vähendame seda bürokraatiat, aga kuskilt tuleb seda ikkagi nagu juurde olenemata, et me sellest pidevalt räägime ja avalikult räägime, mitte et me kuskil sellest ainult kirjutaksime.
et üks pool on ka see, et kuidas me suudame oma meeskonnana tagasisidestada ja olla nendes debattides, kui valmistatakse ette neid muudatusi, määruseid, direktiive ja nii edasi. Et siin kindlasti Siim on minust oluliselt kogenum inimene, kes oskab sellel suunal kaasa rääkida, et mida me siin saaksime omalt poolt ära teha. Ja ma arvan, et teinekord tuleb näidata ka natukene hambaid ja pannagi punast, et me teatud teemadega lihtsalt ei ole nõus. Aga loomulikult ei ole need asjad nagu nii kerged, need on komplekssed. Ühed asjad mõjutavad teisi asju, neid kokkuleppeid saavutatakse väga keerukates tingimustes ja nii edasi. Ma arvan, et mina olen pigem lahendustele orienteeritud, et eks me Euroopas jätkame seda suunda, et me peame vähendama ja mis ma omalt poolt olen proovinud ka teha, et me täna oleme uuesti selle uue ÜPP ettevalmistamises, et me oleme seal aktiivselt kaasas, et me proovime leida ka erinevaid partnereid, et seesama Saksamaa visiit andis meile tegelikult täna hästi suure riigi, keda nii-öelda võtta kaasa ja kellega läbi rääkida ja ette valmistada ja kellega võib-olla ka suuta neid oma ettepanekuid saada siia nii-öelda partnereid juurde. See on üks asi, aga jah, et vaadata need koha peal, need enda määrused, tingimused ja kõik muud üle. Et me ka praegu ministeeriumis, kuna kõik peavad kärpima, me peame leidma neid kohti, kus me dubleerime. Ma ise natukene ikkagi olen samal seisukohal, võib-olla pisut, on siin meil valdkonnas erinevaid eksperte. Meil täna on tõesti meetmeid hästi palju. Et kindlasti on olnud siin omad õigustused, miks seda on ja et me panemegi, fokusseerime konkreetsete väljakutsete lahendamisse. Aga 55 meedet väikse Eesti kohta. Ma arvan, et need on need asjad võib-olla, mida järgmisel perioodil üle vaadata. Ja võib-olla kolmanda asja ma tooks on ikkagi ka see, et IT-lahendused. Et meil on teatud kohas, kus võib-olla selle rumala töö annaks nagu IT-lahendustega nagu ära katta. Et siin me peame olema ka paremad, võimekamad. Täna on meil haldusalas ettevalmistamisel Margus ka, kes siin kuulab, Priia juht. Me oleme täna oma IT-d konsolideerimas, et seda kompetentsi, mis meil on ka Priias, meie ministeeriumis, teistes haldusala üksustes, et me toome sellega kokku, sest see on nagu nii-öelda tuleviku teema, see on oleviku teema tegelikult. Kui me siin ei suuda olla konkurentsivõimelised, siis see hakkab takistama meie arengut. Nii et ma loodan, et me siin suudame ka järgmise sammu edasi teha ja kui neid nii-öelda digipöördeid tehakse ka teiste ministeeriumite poolt, et me oleme seal aktiivselt kaasas. Ja isegi siis, kui tänased eelarve läbirääkimised olid ülikeerulised, siis me ühe IT-lahenduse ikkagi sinna sisse pressisime, mida Priia saab nüüd lähiaastalt teostama hakkamata. Et see oli justkui selline kivist vee välja surumine, aga me selle vee välja surusime. Nii et ma loodan, et me suudame siin järgmised sammud teha. No väga hea. Hea on see, et sa optimistlik oled, et see on juba suur asi. Muidu ei saaks seda tööd teha. Natukene, jah, ma ütlen, et eks me peame sellised optimistid olema ja lootma ikka parimat. Aga mulle endale kuidagi on nüüd jäänud selline mulje, et siin võib-olla on ka vaja ühiskondlikku kokkulepet kuidagi võib-olla sõlmida. Ma ise näiteks viimane kord olles ka maaelukomisjonis Riigikogus tõstatasin selle küsimuse ja pakkusin omalt poolt välja ka ettepanekuna, et võib-olla ennem kui mõni uus eelnõu Riigikogus vastu võetakse või mõned seisukohad elakis antakse, siis suunistena ministritele ja ametnikele seismaks Eesti positsioonidest Brüsselis, et tasuks alati vaadata seda, et kas see toob kaasa täiendavat halduskoormust, täiendavaid kohustusi, nõudeid, koormisi ettevõtjatele. Ja kui ta toob, et siis peaks vähemalt samas mahus kuskilt ära vähendama. See on natukene Raidla ettepaneku moodi on ju. Tema küll ütles, et kui ühe seaduse võtad vastu, siis 2 seadust peaks nagu kehtetuks tunnistama piltlikult öeldes. Aga Riigikogus olevat selline kokkulepe juba sõlmitud, selline erakondade ülene, ma ei tea, kas see vastab tõele või ei vasta. Kusjuures ma just tahtsin öelda, Ants, et kuna ma olen ELAK-is nii tihe külaline, siis mu käest on iga kord küsitud seda, et mida see tähendab meie halduskoormusele, nii et tundub, et nad on siin tegelikult kuulda võtnud. Nii et ma loodan, et jätkuvalt on väga nagu kriitilised selles küsimuses ka. Aga ma ütlen, et eile ma istusin, kuidagi Saksamaa on olnud teemaks Saksamaa saadikuga siin Eestis. Ja ikka nagu küsid, et kus on need asjad, kus me saaksime õppida, et kohalike omavalitsust või ühistransporti, kuidas paremini korraldada. Ja see saadik vaatab mulle otsa ja ütleb, et me võime neid kogemusi vahetada küll, aga tead, lõpuks on ikkagi see, et raha paneb asjad paika. Ja te siin Eestis teete ikka paljusid asju nagu sellise rahaga, kui meie teeme sellise rahaga. Et meile endale tundub, et me oleme hästi kriitilised. Et ma ei tea, võib-olla liiga palju läheb avaliku sektorisse ressursse.
teised riigid panevad kordades rohkem kui eestlased, et me saame kindlasti teha nagu paremini, aga ma ütlen, et me väikse riigina oleme üsna efektiivne. Ja seda statistika näitab ka tegelikult, kui vaadata avaliku sektori osakaalu siis kogu GDP-st, siis ta Eestis on suhteliselt väike veel, aga eks see tunnetus on ikka ju niimoodi kahelt poolt, kuidas sa seda siis näed. Et tahtsin uurida sinu käest veel seda, et kuidas sulle tundub, et natukene sa puudutasid ka neid teemasid, aga üldiselt Eesti põllumeeste konkurentsiolukord võrreldes siin naabritega võib-olla, et seda ju mõjutavad mitmed aspektid. Ma ei hakka nüüd rääkima maailma turuhindadest ja üldisest turukonjunktuurist ega ilmastikuoludest, et need on kõikidele nii nagu siis jumal annab või keegi. Aga et need, mida siis saavad inimesed teha ja riigid otsustada, et üks on see, mida sa nimetasid, see ühine põllumajanduspoliitika. Kindlasti on seal maksupoliitika, mis on ju suures osas ikkagi riigi enda korraldada ja siis see üldine nii-öelda regulatsioon, et kas see on nagu ülereguleeritud või ei ole siis ülereguleeritud võrreldes ka naabritega. Siin pahatihti ikka kuuled ettevõtjate käest, aga poolakatel ei ole selliseid nõudeid ja leedukatel ei ole ja meil on, miks me nagu teeme. Aga et kuidas sul see tunnetus on nagu tekkinud, ja kas sa näed, et on võimalik midagi siis selle konkurentsiolukorra parandamiseks ette ka võtta? Ma arvan, et esiteks on see üli oluline teema, et mul vahel on tunnetus ja võib-olla siin lükkavad eesreas inimesed ümber, et just räägiti tegelikult siin nii-öelda ÜPP edasistest arengutest. Ja kui tehti see nii-öelda raport ja oli see nii-öelda erinevate partnerite dialoog selles osas, et mida me kõike peaksime arvestama nii-öelda tulevikus ühist põllumajanduspoliitikat tehes, siis toodi hästi palju olulisi aspekte lauale. Ma ei tea, kliimamuutused, bürokraatia vähendamine, aga mis ministrite tagasiside oli see, et põllumajanduse konkurentsivõimest tegelikult räägiti vähe. Ja ma arvan, et me teemana peaksime sellest oluliselt rohkem rääkima ja seda nii-öelda fookusesse tooma. Ja selles mõttes ma arvan, et ma ei ole siin küsimuses optimist, ma ikkagi olen realist, kui ma ütlen, et loomulikult annab siin asju ära teha. Et see ÜPP on oluline, sest sellest sõltuvad investeeringud ja ressursid ja üldse see nii-öelda baasvajaduste nii-öelda rahuldamine. Aga kindlasti on siin teemasid, mida me saame omalt poolt riigina veel rohkem teha, sest siin on debatt ka tõstatunud eelmisel nädalal, eks ju, et üks poliitik ütles, et tegelikult vaba turumajandus enam ei pane asju paika. Et see nähtamatu käsi või ütleme siis see karvane käsi enam ei pane asju paika ja see on tõsi. Et me võime ükskõik mida öelda, aga kui me vaatame põllumajanduspoliitikat, siis tegelikult kõik Euroopa riigid täna sekkuvad selleks, et meil lõpuks oleks tagatud toit laual, hea tisu, kõik, kes siin laudade taga söömas on ju. Et need asjad ei toimi niisama. Et me oleme valitsuses alustanud ka majanduskabinettidega selleks, et just fokusseeritult mõelda sellele, kuidas nii-öelda majanduskasvule aidata kaasa. Ka need samad paremerakonnad, kes ütlevad, et majandusse ei peaks üldse sekkuma, on nõus ettepanekutega investeerida tööstusesse 160 miljonit. Kus me siis nimetame neid asju? Need on ju sekkumised tegelikult, mida me teha saame. Ja ma arvan, et meie kõige suurem väljakutse on tuua ka need põllumajandusteemad sinna valitsuse laua taha ja mõelda üheskoos, mida me teha saame. Ja ma arvan, et siin on üks teemade plokk, mis väga palju on mõjutamas, on see sama regionaalpoliitika, mis on ka meie koordineerida. Et kui meil tänasel hetkel ikkagi need piirkonnad välja surevad ja me ei suuda tagada inimestele seal head elukeskkonda, töökohta, avalikke teenuseid, ka liikuvust ja ühistransporti, siis ma arvan, et see on väga suur riskitegur tegelikult ka põllumajandussektorile ja selle konkurentsivõimele. Nii et siin on hästi palju erinevaid aspekte, aga ma olen selles mõttes optimist, et me saame siia rohkem tähelepanu pöörata, asju ära teha ja kindlasti hästi avatud oleme ka põllumajandussektori osas saamaks tagasisidet, et mis võiksid olla ka teie arvates need erinevad tööriistad, mida siin teha annab. Kas sa maksudest ka natukene rääkida tahaksid? Et see tunnetus täna on ju see ikkagi, et see on ka laiem kui ainult põllumajandusvaldkonda puudutav, aga meie arvan, et meie sektorit puudutavad need maksutõusud nagu eriti tuntavalt. Et tegelikult see on nüüd kestnud juba mitu aastat iseenesest, et ma ei räägi ainult siis käibemaksutõusust või võimalikust tulumaksu
tulumaksu sisseviimisest uuesti, aga tegelikult on ju tõusnud keskkonnatasud, kompleksloa taotlemise tasud, teekasutustasud, raskeveoki maks, maamaks, tõusis sõiduautode maks, selles mõttes neid makse tuleb järjest juurde ja samal ajal sa näed, et su naabritel on vähemalt meie valdkonnale antud teatud soodustused, et ma tean, et sa oled ka avalikult välja öelnud, et tahaksid ka toiduainete alandatud käibemaksu määra teema ikkagi tõstatada valitsuse tasandil ka või vähemalt seda arutada. Et kas nende maksude teemadel oleks võimalik kuidagigi saada siis võrdsemaid konkurentsitingimusi. See on jälle see võrdse konkurentsi küsimus, ega siin midagi muud ei ole. Ma maksudest räägin hea meelega, et võib-olla hakkame natukene laiemalt pihta. Et maksud põhimõtteliselt ei meeldi mitte kellegile ja ei meeldi minule ja ei meeldi ka kindlasti sotsiaaldemokraatidele, kuigi seda templit proovitakse meile panna nii-öelda otsa ette. Küsimus on see, et kuidas me suudame täna oma riiki üleval hoida. Ja nagu ma juba teatud vastuses ka välja tõin, siis me tegelikult võrreldes teiste riikidega oleme suutnud ikkagi oluliselt efektiivsemini toimetada ja tagada kvaliteetsemad teenused kui need riigid, kes tegelikult sinna oluliselt rohkem ressursse panevad. Ja ma arvan, et selles mõttes me oleme hästi hakkama saanud. Aga tänane olukord on see, kus meil on erinevad valdkonnad, mis nõuavad tegelikult rohkem kulutusi. Ja ma ei too saladust, see on täna kaitsevaldkond, mis vajab oluliselt rohkem investeeringuid. Ja ega siin ongi 2 poolt, eks ju, et kas me kärbime või me tõstame makse. Ja täna on see, et me oleme otsustanud, et me teeme tegelikult mõlemad. Ja loomulikult ma olen 10 aastat töötanud avalikus sektoris. Nii nagu ettevõtjad, perekonnad peavad hoidma kokku, avalik sektor peab ka hoidma kokku. Aga ma võin võtta ühe referendi vähem, kui mul tänasel hetkel on. Võib-olla mõnest osakonnast me saame veel mõne inimese ära võtta. Aga lõpuks need kärped jõuavad tegelikult nende samade teenusteni, mida nii-öelda ühiskond, mida avalik sektor, ministeeriumid allasutuses korraldamas on. Need jõuavad tegelikult inimesteni, et see ei ole see, et minu meeskonnas on vähem inimesi. Et see on alati nagu see, mille peale nagu mõtlema peaks on ju, et kui kaugele me sellega tegelikult minna saame. Et kas me oleme nõus sellega, et koolitoit kaob ära? Et mis on need nagu kompromissid, mida me oleme siis valmis tegema, kui me kärpima lähme? Ja teine pool oli see, mida me proovisime tasakaalus hoida, et loomulikult need maksutõusud. Mis oli võib-olla kõige olulisem debatt siin oli see, et me proovime neid jagada nii-öelda ühtsemalt ühiskonnas, et me ei võta nendelt, kelle sissetulekud on väiksemad või keskmised. Et me proovime ikkagi võtta sealt, kus need sissetulekud olemas on. Nüüd see kaitsemaksu teema, meil omavahel oli ka debatt, kui see otsustuskoht oli ja siinkohal see ei olnud kindlasti lõpuks nagu hea variant, maksude tõstmine ei olegi hea variant. Aga ma arvan, et tänu põllumeestele me tegelikult jõudsime selleni, et me saime nendest halvimatest variantidest parima. Et tegelikult oli väga selgelt ju õhus ka see, et see sama nii-öelda omakapitalimaks. Ja kui me sektorit vaatame, siis põllumajandussektor on väga kapitalimahukas. Et me selle debati suutsime tegelikult võita, et meil tuleb kasumimaks, mis tähendab seda, et me võtame seda maksu siis, kui tekib kasum. Mitte see, et me võtame seda ühtlaselt kõikide pealt, olenemata sellest, et tegelikult põllumajandussektoril on ka väga kõrged laenud. Nii et see on hästi keeruline olukord ja mõistan kõiki neid, kes selles olukorras on väga kriitilised, aga see ongi nagu see lahenduste pool ja lõpuks ma arvan, et ka meie peame omalt poolt tegema kõik selleks, et esiteks nendes kärpetingimustes oma valdkondi paremini korraldada ja võttagi see võimalus, et teeme ümberkorraldusi, mõtleme kastist välja ja mõtleme, kuidas me paremini saaksime asju teha. Ja teine on see, et meil ei ole mõtet jagada ümber seda raha, mis siin on. Et siis lihtsalt nagu kaalukausis need nii-öelda potid muutuvad. Et küsimus on ikkagi see, et kuidas me suudaksime nii-öelda väljapoole rohkem eksportida, kuidas me suudaksime investeeringuid Eestisse tuua. Et ma arvan, et see on nagu see, mis lõpuks tagab sellist nii-öelda tegelikku kasvu. Et muidu on lihtsalt see diskussioon, et kust ja kellelt me ära võtame, kuhu me juurde paneme, aga me mingit nagu lisandväärtust siin ei saavuta. Aga siiski toiduainete võimalik käibemaksu erisus? Jaa, siin on kindlasti inimesi, kes on minust olnud oluliselt kauem selles valdkonnas ja aastaid on sellest räägitud.
ja sellel suvel uuesti tulid põllumajandusorganisatsioonid selle ettepanekutega väga hästi põhjendatult tegelikult. Nii et me täna oleme nii kaugel, et see teema on meil laual. Ja siin saalis on ka inimesi, kes tegelikult on siis ette valmistamas seda analüüsi, mis on need plussid, mis on miinused. Et alati, kui me valdkonnaga lähme välja, siis ei saa olla, lähme lihtsalt käibemaksu nagu alandama. Et me peame suutma erinevatele osapooltele selle nii-öelda ära argumenteerida. Aga ma näen seda, et meil on nüüd piisavalt aega see pinnas ette valmistada, kas ühes või teises suunas, et järgmises riigieelarve arutelu raames see nii-öelda lauda võtta. Sest kuigi ma ei tahaks öelda, siis suvel, kui olid koalitsiooni läbirääkimised ja sügisel, kui me tegime eelarvet, siis selle aja jooksul oli muutunud väga palju. Meil tuli Kaitseväe juhataja, kes ütles, et tegelikult meil on vaja oluliselt rohkem ressursse, kui meil suvel oli vaja. Ehk ma arvan, et tegelikult järgmisel sügisel võib juhtuda see sama olukord. Me ei näe täna ette. Ajas võib toimuda väga palju muutusi, et võib-olla tuleb teatud teemad uuesti avada, kuigi koalitsiooni tänane eesmärk on see, et hoida seda maksurahu. Et nüüd on haiget tehtud, et aitab, et loome natukenegi seda stabiilsust. Aga ma arvan, et see järgmised arutelud riigieelarve raames annavad võimaluse sellega välja tulla ja ma väga loodan, et me siin valdkonnana oleme ühtsed, kui me selle teema tõstatame. Nii, aitäh sulle. Et nagu ma siin sissejuhatavas osas ütlesin ka selle konkurentsivõime ja konkurentsi keskkonna osas, et siis lisaks maksudele ja regulatsioonile on ikkagi see põllumajanduspoliitika suundumused. Et täna ju ka uue finantsperioodi nii-öelda siis ettevalmistused käivad, avaldatakse arvamust, välja on tulnud ka siis von der Leyeni nii-öelda strateegilise dialoogi dokument, kus on ka põllumajanduse osas siis teatavad suundumused justkui kirjas. Ja ma küsiks sinu käest seda, et kas ministeeriumil ja sul endal võib-olla on siis ka nägemus täna, et kuhu suunas teie sooviksite seda põllumajanduspoliitikat lükata? Kas või niisugused lihtsate näidete pinnal, et kas meil täna on efektiivset põllumajandust palju võrreldes teiste riikidega, kas peaks rohkem väikseid ettevõtjaid toetama ja suuri mitte toetama, mis on ka seal strateegilise dialoogi dokumendis kirjas. Või tegelikult vastupidi, et selleks, et olla siis konkurentsivõimelisemad, eksporti võimekamad, millele sa oled ka viidanud, mis on väga oluline, eks. Et võib-olla tuleks just siis rohkem vahendeid sinna ja nii-öelda kui seda tohib öelda, siis mitte nii efektiivset põllumajandust siis nii-öelda doteerida, mis on samal ajal ikkagi ka oluline ju maapiirkondade niimoodi jätkusuutlikkuse ja arengu seisukohalt. Et ütleme, et see suurte väikeste teema, see on alati natukene siin olnud laua peal. Ja siis ka need tavapõllumajandus, mahepõllumajandus, et me oleme tegelikult mahepõllumajanduse osas justkui tubli riik olnud, et meil on ju Iirimäärel oleme teisel kohal mahepõllumajandusmaa osakaalu osas. Nüüd see on hakanud vähenema, me kuuleme ka, et maheteraviljakasvatajad paljud ütlevad, et ei ole ikka mõtet, et teeme juba tavapõllumajandust. Et need tavapõllumehed ütlevad, et meil tegelikult need nõuded on juba samad, mis on mahepõllumajandusnõuded, et ega siin suurt vahet ei olegi, et kõik ongi üks suur mahepõllumajandus. Ja siis see sektorite põhine ka, et Eestis on ju hästi tugev ekspordivõimega piimandussektor, ka teravilja me ekspordime ju 2 korda enam, kui me ise tarbime. Et kas ka siin ministeerium täna näeb, et oleks vaja siis kuidagi administratiivselt siis suunata läbi siis erinevate toetusmeetmete? Palju küsimusi koos. Muidugi, kui tahta bürokraatlikult vastata, siis ütleks, meil on ju põllumajanduse ja kalanduse arengukava PõKa, eks ju, ja seal on kõik vastused kirjas, kuhu me järgmise 10 aasta jooksul liikuma peaksime. Aga ma arvan, et fookus on kindlasti see konkurentsivõime ja see tähendab täna ka selliseid mõistlikke häid investeeringuid, ka selliseid tingimusi nendele investeeringumeetmetele, mis tõesti annaksid võimaluse ka põllumeestel neid toetusi küsida ja ka see bürokraatlikkus ja paindlikkus nende toetuste väljatöötamise puhul. Nüüd, kui me räägime suurustest, siis ma ütleks nii, et minu arvates on mõistlik see, et me täna tegelikult toetame erinevates suurustes ettevõtlust põllumajanduses. Et me ei peaks siin liiga palju küsima, kas ühed või teised. Tegelikult nende erinevate suurustega ettevõtete roll on pisut erinev, aga ma arvan, et tähtis igal juhul.
pigem ja siin võiks ju öelda ka filosoofiliselt, et kui ei ole väikeseid, siis ei teki ka keskmiseid ja ei teki ka suuri. Ja ma arvan, et mis on tegelikult võib-olla siin kõige olulisem, millele ma tahaks rohkem fookust panna, on see, millele ka homne seminar keskendumas on seesama koostöö ja ühistegevus. Et siiski need väikesed ettevõtted peavad olema ka konkurentsivõimelisemad. Ja selge on see, et kui sul on nii-öelda pisikene kas pereettevõte, siis sa ei suuda neid kõiki kompetentse nii-öelda tagada. Et siin on küsimus, et kuidas need ettevõtted võiksid omavahel rohkem koostööd teha ja nendes küsimustes, kus see kompetents on kallis, pigem panna pead kokku, et me näeme ka siin ju on väljas erinevad inimesed, kas või Kevilist, et ma olen seda head näidet toonud, kes on väga edukad just sellepärast, et nad toimetavad koos, et kuidas me võiksime seda ühistulist tegevust veel rohkem initseerida, mida me peaksime omalt poolt nii-öelda põllumajandusvaldkonna poliitikud selle jaoks tegema, et siia nii-öelda suunata. Ja ma arvan, et mis mu enda kindlasti hästi suur nagu hetkel ka murelaps on 2 poolt, on see isevarustatuse küsimus, et sa tõid välja ka, et teatud sektorites meil on juba väga hästi, me suudame eksportida, eks ju, aga meil on ikkagi täna sektorid, kus meil isevarustatus on madal. Ja ütleme, et koroonakriis oli see, mis näitas, et kui piirid lähevad kinni, mis siis tegelikult saab. Ja ma arvan, et see on see, kus me peaksime läbi mõtlema. Ja teine on see sama, et meil Eesti toidu tarbimine täna väheneb. Et mida me saaksime teha? Inimesed on väga hinnatundlikud ja see sama käibemaksu teema on ju tõstatunud sellepärast, et kuidas teha see kvaliteetne Eesti toit tegelikult nii-öelda hinnasõbralikumaks inimestele ka, eks ju. Et loomulikult peame tõstma teadlikkust, sest inimesed tihti teevad ka selle valiku, et nad küsivad, kas nad ostavad kallimaid mune, kui nad ostavad võib-olla nagu topsilatet, mille eest nad maksavad üle 3 euro mõtlemata, eks ju, et ma tegin valiku siin, on ju, et kas kvaliteetne toit või siis see poest või putkast saadud tops, eks ju. Et ma arvan, et see teadlikkus on ka oluline küsimus. Nii et taaskord ei ole sellist, ma arvan, et ühte lihtsat teemat, kuhu suunas me liigume, aga ma arvan, et see pealkiri võiks olla see sama konkurentsivõime. Ja aitäh sulle. Ma siit natukene liigun vahepeal edasi suutlikkuse juurde ka, et neid plaane on ju päris palju. Sa ise ütled ka, et peaks seda tegema teist. Et kuidas sul see tunnetus täna selle poole aastaga on, et kas nüüd see uue ministeeriumi valitsemisala on niisugune asjakohane ja et kas kõik see kompleks, mis sinna kokku pandi, et on see mõistlik, kas on plaanis mingeid muudatusi seal sisse viia? Sa rääkisid natukene kärbetest, võib-olla sa paari sõnaga ütled, et mis need kärpekohad ka ministeeriumis siis on, et kas see on üks referent ja mõnest osakonnast üks inimene või on kuskil midagi veel. Ja samal ajal on justkui see kärpevõimalus, samal ajal me teame, et regionaal- ja põllumajandusministeeriumi valitsemisala mõned asutused on ikkagi oma palgatasemetelt ju täitsa tagumises otsas, kui et mitte öelda viimased. Et natukene niisugused vastandlikud ka ülesanded, et kui sa nüüd paari sõnaga avad natukene seda ministeeriumi eluolu seal ka. Ja me oleme hästi suur ministeerium tegelikult, et praegusel hetkel me oleme Eestis kõige suurem ministeerium üldse. Et ehk me siis oleme tegelikult, meis on väga palju jõudu. Ja praegusel hetkel sellel aastal või järgmisel aastal on pea 800 miljonit tegelikult meie ministeeriumi eelarve, mis on märkimisväärne. Et ministeerium, kust ma tulin, oli 3 korda väiksem ja asutusi oli 3 korda rohkem. Nii et aga mille järgi sa hindad, eks ju, et see kindlasti ei saa ainult neid suurusi vaadata. Nüüd kärped puudutavad meid järgmisel aastal, tuleb meil kokku kärpida 10 miljoni ringis ja me jõuame sinna 20 miljonini. Hea uudis on see, et põllumajandusmeetmed on kärbete alt väljas, sellepärast et Euroopa Liidu vahendid ja nii-öelda Eesti omaosalus jääb kärbetest välja. Ehk siis 500 miljoni ringis ja natukene isegi peale on see osa, mida me absoluutselt ei puuduta. Nüüd, kuhu me kärpima lähme, on majanduskulud, nii ministeeriumis kui ka meie allasutustes, kui ka siis nendes, nii siis Priias ja PTAs, aga ka siis nendes muuseumites, kes meiega seotud on ja väiksemates asutustes ka. Nii et see on kindlasti see, kus me peame minema mõtma. Põhimõtteline seisukoht on see, et me personalikuludelt on meile arvestatud kärbe, aga siin me tegelikult kärpima ei lähe. Just nimelt sellepärast, mis sa ütlesid, et me oleme teistest valdkondadest väga-väga taga ja see on meie järgmise aasta fookus, et kuidas me saaksime palgad üles. Ehk siis minu seisukoht on see, et palgafondi me ei vähenda,
aga mida me tegema peame selleks, et inimeste palkasid tõsta, on see, et me peame vaatama üle, kui palju meil inimesi on. Ja see on väga valus, sest kõik, mis puudutab inimesi, on tegelikult väga valus. Ja mida rohkem ma käin ka oma allasutustes, seal on oma valdkonna fännid. Et need ei ole inimesed, kes lihtsalt on sellepärast seal, et nad saavad kuu alguses palga kätte, vaid tegelikult nad on oma valdkonna professionaalid. Iga sellise inimese kaotamine on ülikeeruline, aga lõpuks ongi see, et kui me ei suuda inimesi nagu väärikalt kohelda, siis me kaotame kõik inimesed. Nii et see on see, millega me tegeleme. Me peame vaatama üle tegevustoetused, keskmine kärbe tegevustoetustelt tuleb 10%. Me teeme seda juba järgmisest aastast. Meil tekib ka väike pisikene fond selleks, et me saaksime teha ka põhimõttelisi ümberkorraldusi ja vajadusel investeerida IT-sse. Sellepärast, et 3 aasta pärast meil on täna veel miinus, kuidas seda katta ja ma näen, et siin tuleb teha põhimõttelisi muudatusi. Aga ütleme nii, et mõned valdkonnad on sellised, mis jäävad täiesti kärpest välja ja need on lastetoit, ehk siis meil on mahetoiduprogramm ja tegelikult ka veterinaaride hariduse küsimus. Et need on need asjad, kus me ei lähe kindlasti mitte võtma. Ja, suur aitäh. Mulle juba anti märku, et aeg on nii armutult jooksnud. Minu arust me alles istusime siia maha. Aga mul on mõned konkreetsed küsimused veel, millele kiiresti ootame sinu vastust ka. Et Euroopa Liidu kriisiabifondist on Eestile eraldatud ka 3,3 miljonit siis ilmastikukahjutest tekkinud kahjude osalise hüvitamise jaoks, et olete ministeeriumis jõudnud juba lõplikule seisukohale, et kuidas 3,3 miljonit ära jagada ja kas täna näed sa ka võimekust lisada sinna juurde see liikmesriigi võimalus 200% siis omalt poolt vahendeid lisada see 6,6 miljonit, mis siis selle summa viiks sinna 10 miljoni piirimaile? No ütleme nii, et selles viimases osas ma liiga optimistlik ei ole, et me teame, mis see olukord on, et siin ma liiga palju optimismi ei tahaks siin saalis tekitada. Nüüd ministeeriumis loomulikult ettevalmistamine käib, kuhu see kriisifond eraldada. Mina ise näen seda, et me peaksime välja valima hästi tegelikult konkreetsed asjad, kuhu me selle paneme, et kus see kasu nagu kõige suurem on. Ja ma võib-olla julgeksin siin ka välja öelda, et see juurviljade sektor on minu meelest see, mis sai tohutult suure kahju nende ilmastikutingimustega sisse. Et võib-olla see on nagu see sektor, kus ka ise varustatus on väga madal, kuhu me peaksime minu arvates appi minema. Aga nii nagu me kõiki ka teisi otsuseid teeme, me istume oma sektoriga maas. Nii et ka selle kriisifondi jagamisel me kindlasti arutame ka esindusorganisatsioonidega selle küsimuse läbi, et me ei lähe seda kuidagi ainult üksi seda otsust tegema. Et lõpuks me peame otsustama niikuinii, aga et arutame selle läbi. Üks küsimus siis nende esindusorganisatsioonide kohta ka, et kuidas sa ise näed, et mis meie roll võiks veel olla, kas siin peaks mingeid muutuseid tegema või mis ootus sinul on? Nii meile, taluliidule, toiduliidule, No ma ütlen ausalt, ja see ei ole kuidagi, ei tohi kõlada meelitamisena, aga ma kõigepealt ütleks hästi suure aitähi. Et mina tunnetan, et meil täna on tugevad partnerorganisatsioonid, kes on selja taga. Ja kui tuua selline ehe näide, siis tegelikult meil on vajagi selliseid partnerorganisatsioone, kes ka reede õhtul on valmis panema kokku analüüsi, põhjenduse ja toetama oma valdkonna ministrit, kui meil on vaja minna valitsusse ja debateerida. Ja ma arvan, et see näitab nagu taset, mis teil tegelikult olemas on. Ma arvan, et mida on rohkem vaja, on isegi rohkem seda infovahetust ja omavahelist koostööd. Et see on see, millega võib-olla meie saame rohkem toeks olla, et me rohkem anname infot edasi, kaasame teid rohkem erinevatesse tegevustesse. See võib olla selline jälle imal sõna koostöö ja kaasamine, aga ma päriselt ise olen seda nagu usku ja minu meelest on meil siiamaani päris hästi välja tulnud. Üks hästi spetsiifiline küsimus veel siia lõppakordidesse, et sa tead, et ma olen mesinik ise, on ju. Mul on üks taru. Aga mina seda küsimust ei esitanud, aga meil mesindusorganisatsioonide esindajad ikkagi palusid küsida ka, et nad on välja töötanud ettepanekud mesindusseaduse muudatusteks, et kui kaugel see ministeeriumis parasjagu on? Ja mina olen hästi kirglik tegelikult meetarbija, et tõesti väga palju sööb minu pere mett. Et selles mõttes see valdkond minu jaoks on oluline. Need muudatused on saabunud, aga ma ütleks, et praegu on see seis, et me ei ole liiga palju sellega edasi liikunud ja kus mina tegelikult näen kogu selle mesindusvaldkonna potentsiaali on pigem see, et me tegime esimese sammu Jaapani turule tegelikult, mis oli märgiline ja suur. Tänu ka sellele, et meil on see sama DNA testide võimekus on ju näitamaks seda, et see mesi päriselt on mesi.
ja mulle tundub, et kui me nüüd mõtleme ka natukene selle ekspordi peale, siis siin võiks olla selle mesinduse potentsiaal oluliselt suurem, sest meil on väga hea ja kvaliteetne mesi. Ta natukene näitab minu meelest kogu selle Eesti brändi sellist puhast loodust, kvaliteetset toidutootmist. Et ma pigem nagu tahaksin siin valdkonnaga edasi mõelda, et mida siin nagu rohkem ära teha. Ja ma arvan, et see on ka see, mis tegelikult valdkonnale rohkem kasu toob. Nii et ma lähen ka nüüd sellel reedel Viljandimaale, kus on väga suur meetootja. Suur aitäh sulle. Ja nüüd viimane küsimus. Kas on midagi, mida ma ei küsinud, mida sa ise oleks tahtnud rääkida, et siis sul on võimalus see nüüd öelda? Oi, neid küsimusi oli väga palju, millest me tegelikult rääkida ei jõudnud, sest see valdkond on hästi suur. Aga me ei hakka enam kuskile detaili minema, et selleks meil aega ei ole. Et pigem ütlesin ma hommikul, et hästi suur aitäh kogu sellele sektorile. Ja olge kriitilised tagasisidestajad, tulge ja andke meile head nõu, kui tundub, et me hakkame kuskilt minema nii-öelda vales suunas. Aga ma arvan, et mis kõige olulisem on see, et hoida seljad koos, sest ajad ei ole lihtsad. Me ei konkureeri omavahel, kui me konkureerime siis teiste valdkondadega ja teiste riikidega. Ja ma arvan, et siin edukas olla tuleb hoida seljad koos. Suur aitäh, see oli väga ilus lõpetus sinu poolt ja soovin sulle enda ja meie kõikide poolt sama julgelt meelt, nagu sul siiamaani on olnud, sirget selga, tarkust ja südamesoojust. Nii et kõike head sulle ja suur tänu veel kord.